Tere tulemast minu poolt ka baasjaama, et mina olen siis jah, see Üllar siin ja räägin sellest kohast baasjaamast lühidalt loodetavasti. Et siis saame tõsisemate teemade juurde edasi minna, et baasjaam on ikkagi meelelahutuslik tegevus. Aga baasjaam jah, see on siis, meil on siin selline kogukond, väiksem seltskond inimesi, kes sellega tegelevad, et Üllar ja Külli ja Mart ja mõned sõbrad veel, et selline virtuaalreaalsuse baasjaam see on. Ja jah, ma räägin siis, mis meie 4 kuu jooksul on nagu juhtunud või silma ja kõrva jäänud, et natuke lõbusat ka siin meelelahutuse keskel. Ja siis põhiliselt räägin siis meie nendest inimestest, kes siin käivad, et mis tähelepanekud nendega seoses on ja kuidas nad seda VR-i vastu võtavad ja tarbivad ja kas on mingid võib-olla tüpaaži inimestest, kes siin käivad. Ja nende barjääridest ka paar sõna. Ja siis mõtted ka, kuidas edasi, et 4 kuud on tehtud, aga et kindlasti juba on tekkinud ka selliseid tulevikmõtteid. Võt nii, ikkagi see, ma kasutan PowerPointi viewerit siin, et tehniliselt tuleb välja, et isegi nemad ei supporti täielikult seda formaati korrektselt, aga proovime hakkama saada, kui isegi mõni graafik on paigast ära. Siis selle leti tagant esimesed 4 kuud, et kuidas see siis paistnud on. Nagu natuke oli ka arvata, jätkuvalt see VR on täiesti uus, see on selline ühine sõnum, mis inimesed siis, kes siia satuvad kellegi ürituse raames või kuskilt on leidnud või näinud, siis nende jaoks on see ikkagi täiesti uus elamus. Ja see tähendab, et seda vaud on tegelikult, kui on juba karukoopasse inimene toodud, väga suhteliselt lihtne kätte saada. Et suhteliselt lihtne on valdav enamus saada kaasa sinna VR-maailma ja seda lippu vedama siis ka. Et tõenäoliselt see aitab seda ikka ühel hetkel seda VR-i massidesse viia, et siin on nagu seda ootust. Negatiivne muidugi on see, et inimestel on, nagu me teame, teadvus muid asju täis, lisaks tööle siis ka kõik muud meelelahutused on seal, kes tahavad inimese aega ja kui ei ole karukoopasse inimest toonud ja seda prilli ette pannud, et siis on päris keeruline ikkagi selgitada, mis see siis täpsemalt on. Tervist! Siis 4 kuud siin seda opereerides võime ka kindlasti öelda, et kuigi Vive, mis on meie põhiline siis asi, mille baasil me seda elamust pakume, on juba üle aasta nüüd turul olnud, see consumer Vive ja valmis Vive, siis see, mis ta alguses oli, kui me esimesega hankisime aasta aega tagasi, siis sellest on toimunud õnneks päris tubli areng. Me oleme proovinud siin ka kaasas käia, et alates kaablitest, mis esimesed kaablid on mõned sellised lintjad, nüüd juba viimased on sellised mõnusad kaablimoodi asjad ja kõik see, kuidas nad vähem krussi lähevad ja see kõik aitab elamusele kaasa. Strapid sai meil eelmine nädal kätte, paar tükki on juba paigaldatud ka, et nüüd on see tunne, mis inimestel valdavalt on siiamaani olnud, et aga see ju kukub mul siit kuidagi maha ja seda see külge saada, et see tunne, et ma loodan, et on ajaloos varsti meie juures, et on need sellised mugavad strapid olemas ja see on hea ja see aitab kaasa sellele kogemusele inimese jaoks. Tarkvara ka, rõõm on tõdeda, et alguses, kui me ka võib-olla pool aastat tagasi tegime selliseid demoseansse ja 4 kuud tagasi avasime, siis olid ikkagi need restardid olid üpris tihedad, sest Steam VR see oli väga bugine asi. Aga nüüd on neid uuendusi on peale tulnud palju, ta asi on muutunud stabiilsemaks ja märgatavalt stabiilsemaks, et selles mõttes tundub, et ta valmib, see asi küpseb.
küpseb hästi. Vahele millest ära läheb, et sa räägid sellest karukoopas, et kui siin meil on suured aknad siin, et kui rahvas siin sees mängib, siis ilusad suvepäeval tekib akna taha niisugune inimeste trobikond või mõnikord tekib jah, mõnikord tekib, kuigi me oleme endiselt, meil on juba disainitud ära siin suured plagud ka, aga veel ei ole, et küll me nüüd varsti tuleme, võite siis käia mööda ja vaadata, millal meil plagud tulevad siia akna peal, aga jah, käivad need, kes tulevad siit maja eest, kes sealt kaugemalt käivad, siis nemad võib-olla väga tihti ei satu. Üks põnev juhtum oli, kus meil oli siin mingisugune järgmine üritus ja siis äkki oli vist 20 turisti tuli niimoodi nagu Jaapani või Hiina turistid niimoodi kohe vaatama ja jäid pikalt. mis siin toimub? Ja siis nad ei näinud, siis nad jah katsid oma näod. Et siis oli... See oli seest oli jube väljakas, et kõik 3 vaatakond olid täis nägusid. Ja pikalt vaatasid, jälgisid ja aga noh, meil oli, nad ei mahtunud enam siia kahjuks. Et jah, eks aeg-ajalt satub siia ikka lapsed jäävad meie põhilist tõmbenumbrit joogivedurit vaatama. Et niimoodi. Ja seda ka, et 4 kuud nüüd on tehtud, et me arvasime, et eks ta töömahukas ole. Ja see on täiesti tõeks osutanud, et seletamist on palju. Samas on ka see hirm, et äkki jääbki selliseks võib-olla vähemaks läinud, et kindlasti me oleme seda seletamist teinud nagu oluliselt täpsemaks, konkreetsemaks ja teenindusprotsessi ka paremaks, et seda annab siin veel kõvasti lihvida ja automatiseerida. Ma mäletan, kui oli siin eelmine Tallinnas SVR, siis kui kõik arkaadid alles avasid ennast, siis oli ka juttu mõnest sellisest võimalusest panna video jooksma või mingid lehed kätte anda, et kõik need on tegelikult võimalikud ja aitavad. Et tulevik ei ole väga tume sellest osast, et see jääb alatiseks nii töömahukaks, aga need sisseelamise aja kindlasti ja mingis määras ta kindlasti ikkagi inimese nagu teenindamist nõuab ka tulevikus. Ja fakt on see, et see tähendab omakorda, et kui vaadata aastased tsükli peale, siis see on alguses on ta meelelahutus ka tegijatele, aga ühel hetkel ta muutub tööks, kus on vaja ka puhkust anda inimestele ja siis tõenäoliselt me näeme ette sellist mitut komplekti teenindajad. Mitmegi seda praegu majandate iga päev? No igapäevaselt on, ütleme, 1,5–2, aga siis on, kui on suuremad üritused siin kuni 30, siis on vaja 3 teenindajat abiks ja ütleme, loovjõud on veel siin kuni 5 inimest. Et selles mõttes, et meil on selline, pärast teeme tuuri ka siin majas, et meil on selline peaaegu 200 ruutu pinda ja üks tiib on taga ja teine tiib on ees, et siis on, kaameraga alati ei saa ja kõigi peab olema letitöö, et selles mõttes selline organiseerimine. Et see layout, see on ka kindlasti asi, mida järgmisel VR-arkaadil, kui me tegema hakkame, siis me arvestame, et see peab nagu kindlasti toetama seda funktsionaalselt. Mitu headsetti teil üldse korraga töös on? Meil on nüüd, ma kohe ka räägin sellest lähemalt, et meil on praegu äkki 8, 7, 8. Aga ma kohe jõuan sinna, selle teema juurde ka. Aga jah, enne seda siis võib-olla kasutajate profiilidest, et missugused me oleme siis siin näinud. 2 inimest, kes on olnud reaalselt füüsilise või füsioloogilise VR vastunäidustusega, olid siin pidude raames siis külalistena ja siis mõlemaga rääkisime ka ja arutasime seda asja. Aga ühel oli jah, klaassilm, et temal nagu seda sügavust ei tekigi, eks ju. Kuigi ta ütles, et aju tal tegelikult kompenseerib isegi sügavust, et räägitakse, et ei ole võimalik, kui seda setti ei tule, seda sügavust selge, aga tema ütles, et tegelikult inimene õpib ka sügavust tajuma isegi sellise juurde, aga VR temale nagu selles mõttes ei tööta. Et see nagu
tema ei saanud sellepärast, et teine inimene, kellel on siis olnud, et temal on ka päriselus oli, see fookus oli erinev silmadel või on erinev ja siis see VR tekitab nagu väga mega kõvasid peavalusid. Et seetõttu temale, et see on 2 inimest, oleme sadadest nüüd kohanud sellist. Ja 2-3 inimest, kellega oleme rääkinud ja arutanud ka seda asja, et nendel ei tekita emotsiooni see, et noh, lõhna ei ole ja siis me arutleme ka tegelikult isegi lõhna see klapp on arendamisel juba, et äkki me saame ikkagi siis järgmine aasta seda pakkuda, see oma emotsiooni, aga hetkel jah, et on mõned sellised, keda see jätab täiesti külmaks ka. Ja siis mõned on ikka juba ka, kes tekivad, tulevad siia, ütlevad jah, nad teavad, et nad on proovinud, neil on kodus tööl, et siis et lasevad teistel proovida, et selline võib-olla leikem tagasisida. Kui nüüd mündi teist poolt vaadata, siis tegelikult kokku tuleb see ainult mõni protsent, alla mõne protsendi, nii et see on väga positiivne slaid, kuigi me räägime siin, et kellel on vastunäidustused, tegelikult külmaks jätab väga väikest osa. See on nagu et see on kindlasti väga tore. Nüüd füüsilistest barjääridest veel ja ma ei mõtle nüüd inimeste poolset füsioloogilist barjääri, aga siis võib-olla nojah, selles mõttes ka seonduvad näiteks vanusega, et siin see härrasmees, kes siin toolis istub, tema tuli meile üks päev uksest sisse, ütles, et ja tema nüüd luges meie kohta, et siin saab igast vahvaid asju teha ja mina tahan seda kõike proovida. Ja ta tuli ilma jalutuskepita, 74-aastane härrasmees tuli leti juurde ja ütles, me küsisime, et rääkisime talle võimalused ja elamused ära ja siis kuskil sinna selle platsi peale panime ta siis sinna püsti ja algus tema niimoodi kõik püsti ja siis kui ta seda elamust nautima hakkas, siis ühel hetkel hakkasid võib-olla esimese 10 minuti jooksul jalad tal ikkagi nagu enam ei kandnud nii hästi, et tal oli see emotsioon ja ilmselt kõik kuidagi andis nagu järgi, oli tunda, et ta ei jõua enam seista. Ja siis me lahendasime selle niimoodi, et oli selline tool ja ta istus sinna ja siis tund ja peale ta täiega nautis ja nii et see, et kui sa ei saa käia ja jalad ei kanna, siis VR-is sa saad ikkagi käia ja ujuda ja olla, nii et selles mõttes see ongi selle üks mega asi, et VR-is on palju rohkem võimalik. Siis 73-aastane metalliigestega Brit käis meil siin ka külas. Talle meeldis muidugi see meie joogirong hästi. Ta võttis päris mitmed õlled, siin tellis sellega ja ainult sellega. Aga siis tema ka, et vanus oli selline, et enam pikalt ei saanud VR-is nagu lustida, aga siis ta tegi 15-minutiliste sessioonidega, siis tuli jälle õlu vahele ja siis tõusis püsti ja jätkas. Ja ta oli ka täielikult seal selles maailmas sees. Ja need metalliigesed või Ironman, nagu ta ise ütles, teda ei seganud. Et selline kogemus. Ratastooliga on ka käinud siin, et selles mõttes ei erine võib-olla tehnilisest vaatevinklist siit esimese kasutaja juhtumi osas, aga et elamusi kõigile. Natuke statistikat proovisin ja hirme, kuidas need on nagu reaalsusesse tulnud selle 4 kuu jooksul ja reaalsuses välja paistnud, panna kirja. Nüüd kaabel tegelikult alguses meie kartsime tiimis, et see on kindlasti kõigile, see on väga vastik ja sellest ei saa üle ja siis sa komistad ja astud, aga tegelikult kaabel ei ole probleemiks osutunud. Et mugav lahendus, me lahendasime, ma arvan, 4-5 korda, lõpuks seda kaabli lahendust tegime ümber, nüüd me 3D printisime lõpuks sellised custom made kinnitused ja nurga ja see on patenteeritud 45-kraadine nurk täpselt. Ja kui siit tõmbad selle kaabli välja, siis see tuleb ilusti välja ilma midagi lõhkumata. Saab ilusti tagasi panna, kõik jätkub, et tegelikult kaabel ei ole probleemiks saanud ja ta üldse ei ole ka kellegi jalge all, et kui ilusti niimoodi õiges kõrguses teda niimoodi peale anda.
aga mugav lahendus peab olema, et see selles mõttes siin on erinevaid võimalusi. Jah, ja siis see juhtmete irdumine no paar korda kuus on, kus see emotsioon saab võitu ja need chaperone bound'id, need nagu ei takista ja kui inimene ikka tahab hüpata, eks ühes suunas, siis ta hüppab. Et paar korda kuus juhtub seda, aga kõik on väga ergonoomiline, et lihtsalt paneme tagasi ja plaks ja töötab. Mänguplatsi suurus, me ise arvan, et meil on päris suured, aga tegelikult ikka kohati tuleb küsimust või kommentaari, et jah, need kõik oleks ideaalne ja see võtab nii endasse, aga need sinised ääred, eks ju, on ikka ees, me ütleme, et siis jaluta tagasi. Et ikkagi, mida suurem, seda uhkem oleks nagu see ideaalne, et võib-olla ikka selline kohvikupind oleks sobilikum. Aga me ei ela ideaalses maailmas, et see on selline paratamatu järgmise asukoha nagu lahendus, et proovida seda pinda suuremaks ajada. Et praegu jah, mõnes seal tagapool juhtub ka ikka seda, et seinad saavad laksu puldiga, kuigi meil on puhvertsoonid sinna ilusti sisse kirjutatud, aga et seda peabki hästi tulevikus arvestama. Siin Eestil on siis 2 prilli ühel alal. Meil on 2 jah, siin on selline puhvrit on päris palju igal pool, et siin on niimoodi, et kui inimene hoiab siis ja muidugi kaablid aitavad ka inimest hoida õiges kohas, et kui ta ikka see hakkab venima, siis on nagu, et selles mõttes jah, meil on 2 pinda siin. Kes ei ole laudadega versioonis käinud, siis siin on meil lauad, kus saab seda samust märjukest siis vahepeal ka võtta, aga siis siin laudade kõrval on see tegevus, et inimesed saavad, kes ei ole VR-is, saavad ka siis jälgida seda, mida inimene seal kogeb. Ahah, ja siis see kõige suurem probleem, et me natuke kratsime kukalt, et 4 kuuga on 2 seadet otsad andnud, et tuleb vist kulu- ja investeeringuplaani ümber mõtlema hakata. Et see on ikkagi ja mitte füüsilisest nagu kokkupõrkest seina või millegiga, vaid lihtsalt elektroonika on ühel hetkel otsustanud ennast välja lülitada. Et see on nagu selline kurb tähelepanek, millega peab siis tegelema ja lootma, et äkki neil ikkagi need seadmed, mida nad nüüd järgmisena toodavad, on töökindlamad. Kui detailidesse minnes konkreetselt just prillid või prillid, jah, prillid, mitte jah, prilliseadmed, et üks oli mängu keskel, et oli ilus valge pilt ja kõik oli ilus ja siis järgmine kord pähe pannes oli kõik valge või see pime vastupidi, must. Aga selles mõttes läks hästi, me saime tutika asemele. Et aga see oli garantiiperioodi sees, nii et kui juba aasta aega on läbi, siis on nagu jama, jah. Restart, nagu öeldud, et see on Steam VR on oluliselt paremaks läinud ja nüüd restarti tulk on jah oluliselt ka selle tõttu väiksemaks jäänud, et võib-olla selline nende uuendamise mehhanism on, me olime ise ka jätsime ta sisse ja et selline üllatav mõnikord, kui kõik seadmed hakkavad hommikul, kui on kiire korraga uuendama ennast ja siis nad logivad ennast seal paroolides nii-öelda välja ja siis kõik see nagu võib-olla võiks olla nagu sujuvam, aga arvatavasti see kõik muutub meie jaoks nagu paremaks siin ajaga. Siis hirm ja iiveldus, need on need 2 sellist inimeste emotsiooni, mis ka nagu lisaks sellisele vaule kaasas käivad, et VR-iga või vähemalt legendid hirmust ja iiveldusest. Seda hirmu osa me ise nagu muidugi, meil on hirmunurk siin, mida me pakume, selline juba legendaarne koht, et hirmunurk, seal inimestel väga meeldib oma hirme läbi elada, aga see iiveldus on see, mida me ei taha inimestel pakkuda. Et siis paari sõnaga, mis ma siin mõtlen, et
tegelikult see VR hirm on täiesti olemas mingis vanuses inimestel ja kui nad tulevad näiteks lapsega siia sünnipäevale, siis me ütleme ka, et tulge proovige ka lihtsalt korraks. Peale seda siis mõnikord tuleb vastuseks, et oi, liiga palju nuppe või on näha mitte see, et tal oleks aega, aga tal on tõeline selline hirm selle tehnoloogia ees. Liiga palju nuppe või ei, mina kardan seda, sest see on midagi tundmatut. Aga siis sellega jah, me proovime ikkagi hakkama saada, et paneme korraks ilma nagu käsi kasutamata selle pildi ette ja siis oleme näinud, et see läheb suhteliselt ruttu üle ja siis nad on juba valmis ka need nupud võtma ja puldid ja seal ise nagu toimetama. Aga see kõik teadlikkuse suurenemisega ilmselt kaob ära, selline kasutajate reaktsioon. Selle iiveldusega on see, et jah, me Ameerika mägesid ja VR-rallit ise ei paku, sest me oleme katsetanud neid kõiki ja tõesti vähemalt suuremale osale inimestest nad tekitavad seda iiveldustunnet. Aga nõudmisi tuleb aeg-ajalt ja siis me võtame oma ühe selle tooli siit välja ja paneme õigesse kohta ja paneme selle mäed peale seansi lõpus. Et siis kui restoranis ka praemuna ikka inimene tahab, et siis tavaliselt kokk on nõus tegemised, kui menüüs ei ole. Et seda ja siis jah, ega midagi muud siin ei ole uudset, kui et tõesti 10% inimestest ütlevad, et neile ei tekita isegi see iiveldust, aga et siis 9-10 ikkagi see iiveldustunne tekib. No vot, et see oli siis selline 4 kuu tagasivaade kasutajale, kasutatavusele ja kuidas see võiks edasi minna tehnoloogia ja elamuse poole pealt. Aga kuidas meie nüüd, mida meie siis baasjaamas siin mõtleme, et mida me peaksime edasi tegema, et see areneks, siis eks teavitus ja teavitus ole see põhiline, mida tuleb teha. Selline usu levitamine. Et siin me kõik oleme selle VR-usku ja VR-usklikud, et siis siin on õnneks on inimesi teisigi, kes seda turgu kultiveerivad. Ja nüüd see ka, et kui palju meil vivesid on, et me just laiendasime vivede parki ja saime need deluxe strapid ka ja siis ka laiendasime selliselt, et meil oleks kindlasti üks varuseade, et kui me oleme välja lubanud, et meil on, ma ei tea, 5 või 6 samaaegset inimest tahab rec-roomis lõbutseda peo käigus, siis kui sellel hommikul juhtub see õnnetus, et üks on katki, siis peaks olema kiiresti võimalik ikkagi asendada, et see on alguses meil seda võimalust ei olnud. Et meil on nüüd jah, 5 Vive'i on üleval, 6. paneme, pluss on mõned varuseadmed ja siis meil on lihtsalt proovimiseks ka Oculust ja PlayStation VR-i. Et see on meie praegune selline pakkumise kapatsiteet. Siis ikkagi on mõned inimesed, kes ei taha VR-i küll vähe, aga mõnikord juhtub. Või siis kui meil on 30 inimest või isegi 20, siis pooled ju ei saa samal ajal virtuaalreaalsus olla. Et paljudel meeldib küll vaadata ja naerda nende teiste üle, mis on lõbus, aga siis me ka nende aja sisustamiseks siin oleme alternatiivselt lasereid eelkõige kasutanud, et siin on tulistamine laseriga. Ja nüüd on laserlaborint, mida me oleme siin, meil insener Mart on siin tinutanud ja ma olen ka kaableid lakke keeranud siin viimastel nädalatel, et meil on siin väike laserlaborint valminud. See on esimene osa ühest uuest projektist, me teeme sinna kuhugi taha nurka, pimedesse nurka ja siis me saame jah, niimoodi tasakaalustada meie VR-teenuse võimekust nagu natuke sellise muu ajasisustusega ka, et meie kontseptsioon on selline, et inimesed saaksid siis ka natuke alternatiivi. Pärast on võimalik jah märki lasta siin, et õhtul, et siis laseritega.
aga ja teeninduse optimeerimine, et see on siis kindlasti asi, mida jooksvalt tuleb teha ja iganädalaselt midagi jälle natuke paremini. Vot, et selline see 4 kuud on olnud baasjaamas. Vaatame, kuidas järgmised 12 lähevad. Ilmselt muudatused on suured ja kavatseme ikkagi tehnoloogia võimalustega kaasas käia, kui midagi head ja huvitavat on, mida turule on tulemas, siis seda ka rakendada inimeste meele lahutamiseks. Aga siis tänan kuulamise eest. Kellegi küsimusi? Mul on küll küsimus, et kui palju teil on selliseid korduvkasutajaid, selliseid, kes käivad rohkem kui 2 korda? Protsentuaalselt 4 kuu jooksul võib-olla, kui on, ma ei tea, siin sadu käinud, siis võib-olla ta jääb alla 10%. Et rohkem kui 2 korda see on isegi võib-olla alla. Et siin, ma arvan, et see korduvkasutus alles nagu tuleb, aga on sellised jah, et ma arvan, et alla 10, alla võib-olla see rohkem kui 2 on juba võib-olla isegi võib öelda alla 5, aga see korduvkasutus tuleb bumerangina nagu aasta peale, et selles mõttes, et kuna meil on lisaks tänavalt tulemise arkaadile on see sünnipäevade bronn, siis noh, see on selline aastane tsükkel tegelikult. Palju teil 1 tunni hind on? Meil on tunni hind on, kui niimoodi nädalavahetusel näiteks täna tahta tulla ja kuidagi õnnestab sisse saada, et siis on 25 eurot. Aga noh, see on teoreetiliselt, kas seal on ruumi teha seda asja odavamaks, et mõtlen just, et kas Steam paneb omalt poolt mingid piirangud peale, et umbes tunnis maksate selle ja selle, või see on pigem selline? Ma arvan, et see on pigem siuke alumine ots, et jällegi, et siin on tehnika, investeering, inimesed, rent, kõik need asjad, et odavamaks ei saa, kuigi siin kauplejad on mõnikord, kes tulevad enne 5, meil on enne 5 natuke selline, et tühja tuba nagu rõõmsad inimesed täis saada. Aga odavamalt ei saa ja siis kui vaadata siin naabermaid ja neid, siis loomulikult seal on hinnatase kõrgemal. Et ma arvan, et see pigem peaks hinda proovima tõsta tasapisi. Et ja ikka on ta kallim kui kinopilet, kui sa võtad minuti pealt hakkad võrdlema, nii et ja lähiaastatel kindlasti ta ei saa odavamaks. Ei ole võimalik, muidu jääbki ainult investeeringu rõõm. Mis vanusegrupp teil nagu kõige rohkem käib ja kuidas te ennast reklaamite vaatajale külastajale? Meil see oli ka plaan ja see õnneks on niimoodi õnnestunud ellu viia, et meil käib selline 8 kuni 74, siis võime öelda. Aga põhiliselt on siis ütleme 10 kuni 14 võib-olla ja siis 25 kuni 35. Kuidagi 2 sellist segmenti, sest 25-35 nendel on juba oma raha tekkinud ja teavad, mida nad tahavad meelelahutuses ja siis 10 kuni 14 nendel on veel vanemate raha kasutada ja nad juba oskavad ja teavad tahta seda. Kumba gruppi rohkem on? Kuna meil võib-olla on selline pooleks, et seda, ma arvan, et see ongi pooleks, sest on laste sünnipäevad on üks nagu grupp, see on võib-olla selline pool, aga siis see vanem vanuse grupp tuleb kokku erinevatest asjadest, keegi hakkab abielluma, tahaksin õudust pakkuda sellele pruudile ja keegi teeb firmaürituse ja tahab siis firmapidu teha, et siis need ülejäänud täiskasvanud tulevad sealt nagu kollaažist kokku. Kui sa ütlesid, et järgmise jaama puhul peaks vaatama seda planeeringut, ruumiplaneeringut, et kas siis juba on mingi järgmine ruum uue silmapiiri või see? Meil mõtted käivad sellised, et aga me peame seda kõike, me peame olemasolevad mõtted ellu viima, meil on neid nii palju, et see backlog on nii pikk. Või siis Punasele tänavale on teine võimalus, aga ei, praegu
me tegutseme olemasoleva sellise tegemata töö kuhja ärategemisega ja siis kindlasti peale seda kohe asume uute suuremate projektide kallal, et eks me nüüd näinud oleme, et see väikese VR arkaadi tegemine tegelikult on päris palju ja mustmiljon detaili ja väga pikkasid õhtuid ja nädalavahetusi, nii et see kui oleks teadnud, võib-olla ei oleks teinudki. Kes te Tallinnas konkurendid on? No meil on konkurente on juba päris mitmeid, meil on rääkimata ütleme VR-sektori väliselt, eks ju, kes on, kõik ongi konkurent, kõik ongi suur konkurent, aga kuna ütleme sellised sama asja tegijaid on juba siin on nagu selliseid sama asja tegijaid on juba mitmeid, nagu ühe käe sõrmedel vist veel saab kokku lugeda. Aga isegi nemad võib-olla ei ole põhilised konkurendid, põhiline konkurent on kõik need ülejäänud, et me saaksime kino asemel, Solarise kino asemel inimesed näiteks siia hoopis tuua, et see teavitus, kogu see on meelelahutus, inimese ajale konkureerib. See oli näide, ma olen ise suur kinofänn. Ei, ma tean väga hästi, et selleks ma küsin ka sellepärast, et inimese aeg ja rahalissuurdi ongi piiratud, et seda valib ei jaga. Aga kuna VR on ka üks kino vaatamise viisidest juba praegu ja tulevikus, siis ma arvan, et ja eks ta ole see. Koostöö kohta. Jah, täpselt. Võt. Aga siis saab pärast veel, ma usun, rääkida. Sa võid kiirelt öelda, mis siin demoletil on teil, et sul on kõrval on see läpakas, mis ma aru, et on töö valmis põhimõtteliselt? Põhimõtteliselt on, jah. Siin on mõned nüansid. Ma vist kava oli demosessioonis rääkida, demoluras. Ma tiiserina tõstan ta üles, et see on veel selline... Äkki selle kohta käib küsimus. Kas see läheb kuumaks näiteks? See ma võin tegelikult, teeme niimoodi, et ma võib-olla räägin tiiserina ära ja siis saavad pärast kõik katsuda ka. Et nagu kõik, siis ilmselt meie ka tahtsime teha seda asja niimoodi ikka kõige paremini ja et oleks sellist erutustunnet kui inimestele ja meile endale ka, siis loomulikult me tahtsime kohe juhtme vabalt teha ka midagi pakkuda. Ja kas ta siis osutus nagu reaalsuseks, et võib-olla ma eile mõtlesin, et mis ma siis ütlen ja mis see tõde on, siis minu meelest on tõde, et jah, sisuliselt ta on küll juhtme vaba ja päris VR, et annab selle päris VR-i välja, selle kvaliteedi ja tunde, aga see toode ise on natuke sellise beta taseme toode, et siin ühendused on sellised ilmselt MSI, kes on siis konkreetse kotitootja, nüüd on siin konkurentide juurde tulnud. Isegi HP juba teeb. Aga siin ühendused on sellised kergesti välja irduvad sellest pesast, et pead olema väga selline oma ühenduse peab ehitama see tõenäoliselt juurde teibiga või millegiga. Ja siis juba õnnestus ka algusest peale tegelikult oli vigane praaktoode ja siis me mitu kuud uurisime, miks ta peale 30 minutit kokku jookseb ja siis lõpuks julgesime garantiisse saata, siis tuli välja, et jah, tõesti juhtus niimoodi, et kogu partii neid esimesi MSI VR-e sai vale chipseti. Ja siis, aga nad saatsid meile terve tagasi, nii et see on, nüüd ta töötab, jah, ja töötab 1,5 peaaegu kuni 2 tundi nende patareidega ja pakub seda juhtme vaba elamust ja praktikas seda ikkagi väga hästi kasutada me ei saa, sest me peaksime siis kogu see mõnu tuleb välja siis, kui me saame, meil on tegelikult eksklusiivne pind, me ise mõnikord oleme tarvitanud seda, terve see ruum. Aga siis me peame kõik lauad ja toolid ära viima. Et praktikas on ainult siis, kui keegi tuleb ja ütleb, et nüüd on rahapatakas laua peal ja koristage ära, ma tahan suurt VR-ruumi saada ja sellega juhtmega liikuda. No, siis ta saaks, aga tegelikult me olime selle statsionaarsekski pannud, statsionaarseks VR-iks. Ja siis väljaspool käime, kui on üritusi, siis käime väljaspool sellega, et see on hea lihtne võtta. Nii et töötab, aga ütleme, praktikas eeldab veel selliseid uusi
võib-olla katakombe, kus siis tulevikus on need tuleviku stackitavad andurid ja kus saab reaalselt füüsilises maailmas eri korrustel ringi käia ja oma elamus läbi mängida. Tiibikästi peale te ei ole mõelnud? Oleme küll, aga selle keegi sai Eestis kätte ka foorumis oli näha, aga meil jah, põhjus, miks me ei ole nagu proovinud hankida väga paaniliselt seda on see, et me nägime, et kuidagi Vive sellega koostöö lõpetas, et seal on äkki mingid probleemid, selline hirm tuli ja ootame siin konkureerivaid lahendusi, et kindlasti tahame need panna sinna selle kõigi nende asemele, et see on selline juhe on ikkagi selline viimane piir, mida ega kuigi ta ei sega oluliselt, aga parem oleks ikkagi juhtnud. Pärast räägin mullit Saksamaast arkaadist ja seal ma nägin seda, ma ise ei proovinud küll. Aga üks murekoht, mis ma seda vaadates kohe tekkis, oli see, et läheb päris kuumaks. Ja see on asi, mis sa hoiad see nagu pea vahel. Isegi kui ta ei ole sul nagu vastu pead, ta on veidi kõrgemal, siis ta nagu ikkagi kiirgab seda soojust, et ma ei tea, kuidas see on. Aga võib-olla see on, mis on. Aku jah, peaasi, et põlema ei hakka, siis lähevad juuksed põletab ära. No teine asi on see 60 GHz sagedus, et see tekitas nagu esialgu ka, et kas pärast kõik on endine. Aga kindlasti, me tegelikult arvame, et see on naljaga öelduna, et kindlasti me arvame, et kui tuleb selline sertifitseeritud organisatsioonide poolt nagu tehtud juhtmevaba asi, siis ma arvan, et järgmine 2 nädala jooksul, kui ta Euroopa Liidus on, siis ta võiks siin olla. Sellisel morbiidsel noodil. Teeme veel ühe proosi.